Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Küma taas kord siin ja nagu te näha võite, siis me oleme täna taas kord oma väikeses laboris ja teeme natukene asju. Kõigepealt kõige suurem asi, mida teha tuleks on fucking see on vaja ära koristada kuidagi, sest ma ei saa freaking liikuda. Projektoreid pole keegi minu käest siiamaani veel tahtnud, kuigi mul on terve hunnik siin, mis on fucking töökorras. Ma ei teagi, kuhu ma need panen. Ja siit riiulite pealt oleks ka tegelikult vaja staffi ära viia ja kaste ja värki on ikka täiega palju siin. Ja asju, mida tegelikult mul üli vaja nagu hetkel ei lähe, mille võiks tegelikult ära viia kuhugi mujale. Ma arvan, et ilmselt Viljasse võib-olla tuleb osa asju viia, mida mul siin eriti vaja ei lähe ja need asjad, mida ma nagu rohkem kasutan, need ma jätan siis siia. Aga täna esmane ülesanne on mul väike kontrolleri upgrade või modifikatsioon ja ma tahan siin selle logo 8 peal muuta natukene seda programmi ja teha seda natukene ümber, mitte just väga suurel ja väga erilisel moel. Ma panen paar taimerit siia juurde, et resettimise ja nagu väljundi sisse lülitamise vahel oleks väike viivitus ka ikka ja et start ei saa kohe vajutada peale reseti vajutamist ja siukest värki ja võib-olla panen ka väikse viivitus, et resetib ära ja siis veel hetkel mingi sekundi pärast läheb alles toiteblokk tööle ja võib-olla peale stoppi vajutamist võib-olla sekund töötab edasi vaatame, aga kasutame täna siis oma seda tasuta läpakat, mis ma leidsin, kui ma saaks selle lahti, mis runnib loomulikult Windows XP-d, sest come on, miks mitte. Ja siis võtamegi lahti kõigepealt Siemens logo 8.2. Selle avamine võtab natukene aega, sest see on natuke vana arvutiga, aga see asi täiesti toimib siin. Nii kaua, kui see oma asja teeb, nagu näha, praegu tööd. Võtame lahti selle paneeli ja ma pean ühendama siia taha. Tegelikult ma ei peagi ühendama. Mul ei olegi seda kaaplit vaja. Mul on vaja siit võtta see kollane kaabel ja ühendada läpakasse ja siis mul on siin piisavalt juhet, et ulatub ilusti sinna. Praegu tundub, et kõik asjad on nagu veel 100% töökorras, et midagi katki ei ole läinud kuskil. Nii et ja nagu näete, siis temperatuuriandur on pandud mul selle pearelee külge, mis töötab kogu aeg ja mis läheb tegelikult päris soojaks ja igaks juhuks, et kui väga kuumaks läheb see asi, siis lülitab välja ennast. Või ta ei lülita küll ennast päris välja, aga lihtsalt annab mulle märku, et see on liiga kuum ja siis peab natukeseks ajaks seisma panema. Aga ma võtan nüüd selle kaabli ja ühendan läpakaga ja siis vaatame läpakas edasi, mismoodi see programm siit kätte saada ja siis teen väiksed muudatused seal. Nii, võtsin siis sealt kaabli ära, panin läpakada ja nüüd üks pulk kadus ära vahepeal. Tuleb see asjandus sisse lülitada ja olgem ausad, ühe käega seda kõike väga raske teha. Pean vist need pulgad igaks välja keerama, siit kipuvad kaduma vahepeal ja oleks tore, kui need ära ei kaoks. Nii et jah, ma ei tea, lihtsalt lambist tuli selline idee, et ma natukene muudan seda programmi ja teen natukene ümber. Tellisin mõned väiksed automaatika jubinad veel ja siis võib-olla tuleb nendest ka video kunagi. Ma arvan, et kindlasti tuleb. Üks nendest on seesama Siemens logo 8 ja siis on ka S7200. Ma sain kaabli progemise jaoks ja sain ka ühe kontrolleri, natuke võimsama kui see, mis mul siin on, aga sellest siis, kui aeg on käes. Nii et lülitame selle kõigepealt sisse. Nii.
Praegu küll programm töötab, aga nüüd ma pean välja mõtlema, mismoodi see programm seisma panna. Oli vist nii või stop, yes, network, IP aadress on mul vaja, IP aadress on mul siin ja siis ma pean minema siia, tools, mul läheb natukene aega, ma pean siin mõned asjad sisse toksima ja siis, kui mul on ühendus saavutatud, siis ma vaatame logo to PC, vaatame, kas me saame ühenduse. IP aadress on 192.168.0 ja 0.0.0.1. Paneme test. Un blokk. Aha. Mul läheb ilmselt natukene aega, et see siit nii, loodame, et ta ühendab ära, aga tuleme siis tagasi siis, kui mul on see programm sealt kontrollerist arvutisse ära tõmmatud ja nagu näha, siis mul on mingi clusterfuck, aga tuleme tagasi, kui mul see asi on ära parandatud. Nii, ja nagu näete, siis me saime programmi kontrollerist ilusti kätte. Natukene nuputamist oli, sellepärast, et mingi probleem oli, vaata. Ma ei saanudki nüüd täpselt aru, millega. Ilmselt mingi IP aadressi värk oli ja arvuti ei saanud endale oma IP aadressi panna, sest mingi turvaasjandus oli, aga selle ma võtsin maha ja siis nüüd on programm siin. Nüüd ma pean ainult välja mõtlema, mis sisendid tegid mida ja siis teen siin väikesed muudatused ja siis laen selle programmi uuesti siia kontrollerisse ülesse ja siis on selle asjaga kõik tänaseks. Põhimõtteliselt, mida ma teha tahan, on siia reseti and taha ilmselt panna mingi taimeri või midagi ja start nupu ette ilmselt, see on reset, see on start ilmselt, input 2, nii et ma mõtlen nüüd välja, milline või mismoodi see programm täpselt mu toimis, sellepärast, et siin ei ole täpselt neid nimetusi kirjas, siin on ainult sisendid ja plokinumbrid ja asjad, aga üritan meelde tuletada. Mul on tegelikult juhend olemas küll üleval, aga ma ei viitsi seda praegu tuua ja lihtsam on välja mõelda, mismoodi see programm täpselt töötas. Sest kui mingist kontrollerist tõmbad programmi ja siis seal ei ole mingit teksti, siis pead paraku nuputama välja, mismoodi see töötab, aga jah, ma nüüd teen siin mingid väiksed muudatused ja siis tuleme tagasi ja siis näitan, mida ma siis selle kontrolleri peal muutsin. Ja nagu te näha võite, siis meie kontroller on uuesti kokku pandud. Lülitame toite sisse. Ilmselt peaks siia pilt ka tulema koheta. Jep, see töötab. Mis ma muutsin on see, et kui ma reseti vajutan, siis kõigepealt 5 sekundit ei tee roheline nagunii mitte midagi. Ja siis kui ma tahan käima panna peale 5 sekundit, siis ma pean hoidma seda starti veel 1 sekundi all, et ta tööle läheks, et lihtsalt vajutamisega ta lambist kohe tööle ei lähe. Et kõigepealt siis vajutame reseti. Nii, programm töötab. Nüüd peame mõne sekundi ootama, umbes 5. Ja siis kui me hoiame sekundi all,
läheb siis ka väljund sisse. Ja väljalülitamise juures ma midagi ei muutnud, väljalülitamine läheb kohe. Ja kui ma tahan ka toiteblokki välja lülitada, siis ma pean ootama, hoidma 1 sekundi all. Täpselt samamoodi. Ja kui ma nüüd vajutan vanasti oli niimoodi, kui ma reseti vajutasin, siis ma sain startiga kohe vajutada, aga nagu näha, siis praegu midagi ei juhtu. Et nüüd on niimoodi, et kui ma vajutan sinist ja hoian all, siis nagu näha 1 sekund on möödas, aga sisse ikka lülita ja siis 6. sekundil lülitab alles sisse, nii et seda peab tükk aega all hoidma siis sel juhul. Aga jah, igatahes toimib. Siin on ka kilovatt-tundide lugeja või vatt-tundide, sest jah, see vaevalt 100 amprit igatahes välja võtab. Leidsin maalt paar vinget elektroodi, päris beefid, vasest elektroodid. Nendega saab kindlasti mingeid vahvaid eksperimente teha. Siis ma tegin ka mixer setupi ümber, nagu näete, siis mul on pandud puuri otsiks ja mootori külge. Isegi ei olnud väga keeruline, päris ilusti läks sinna sisse. Ja kuna sellel väänet eriti palju nagu nii ei pea olema, siis on suhteliselt lihtne kasutada, parem kui see, mis on siin külge keeratud ja värki, kuigi jah, sellel on kiiruse lugeja ka, aga noh, ta polegi nii oluline. Siis on mul siin mingi random project, mingi asi siin sees peaks olema, ma eeldan, et jahutusvedelik ja siis siin on mõned suvalised keemiakatsed, mõned on muutunud natukene huvitavaks. Nii, mida veel? Muretsusin ühe vahva keemiaklaasi juurde. Ma eeldan, et see on vist siin üleval, kui ma ei eksi. Nii jah, on küll. Ja ei, need ei ole need kolvid ja asjad, vaid see väike asjandus. Ma lootsin, et ta oli suurem, aga paraku oli ta selline väike ja põhimõtteliselt, mis ma teha tahan, on niimoodi, et ma saan elektroodide külge panna juhtmed ja siis ma saan need elektroodid panna siia katseklaasi sisse. Ma ilmselt päris lõpuni neid siia põhja ei lükkas, siis nad puutuvad kokku, aga niimoodi umbes poole peale või niimoodi. Ja siis ma saan oma igasuguseid eksperimente teha, mis ma teen. Aga enne seda, kui ma saan ühtegi eksperimenti tegema hakata, pean ma kõigepealt siin korda looma, sest siin on ausalt olnud täielikult hullu maja. Ruumi absoluutselt ei ole. Ma väga tahaks, et terve see keskne plats saaks siit tühjaks, aga ma ei kujuta ette, kuhu kohta ma kõik selle mandi panen. Ma olen välja viinud kuuri terve hunniku juba, aga nagu näha, siis seda manti on liiga palju ja see ei mahu siia kõik ära. Nii et jah, selle välja lülitada, seda pole vaja enam. Et jah, aga eks ma siis üritan midagi siin korda luua enne, kui peab ära minema. Aga jah, läpakas isegi toimib täitsa hästi, imekombel. Mis ma siin tegema pean, ma pean oma arvuti panema siia taha, sest ma ei saa muidu mussi kuulata siin. Ja üldse peab siin suht koristama, sellepärast, et kõik asjad on laiali. Muidugi jah, ma arvan, et osa keemiassi ma panen sellesse kappi, kus on see flame märk. Ja ilmselt ma panen siis mingid asjad siia, sest siin on tegelikult iseenesest ruumi küll, aga mul on vist siin isegi praegu mingi asjandus, mingi kassiliiva moodi asi. Ja siin on isegi püssirõhi vist võib-olla olema. Et jah, aga ma arvan, et enamus mu keemia asju mahuvad selle, muidugi ma pean vaatama, kuhu kohta ma selle üles panen. Ilmselt kõige lihtsam variant on puurida siia seina sisse paar auku, panna tüüblitega mingid kinnitused ja siis ma saan selle siia seina peale panna. Siin on muidugi seda kola ja prügi tegelikult päris palju, mis tuleb ära visata. Aga ma pean kõigepealt jah uurima ja siin on siis eelmine kontrolleri projekt. Ja üks kontroller on seal, üks on seal all. Kuskil vist äkki on veel üks, jah, seal on veel üks Siemensi logo kontroller.
seal oli isegi analoogsisendeid ei ole. Peaks ka selle üles viima, sest kõik kontrollerid ja asjad on mul seal tegelikult üleval. Nii et jah, ja siin on see S7200 kontroller, millele ma siis sain ka nüüd kaabli lõpuks. Kuigi tegelikult mul võib-olla kaablit vaja ei ole, sest mul on 2 programmeerijat, millele tuleb ainult juhtmed ühendada. Aga lihtsam on olemas terve komplekt, mis on võimalik kohe ära ühendada, ei ole mingit suuremat probleemi, nii et jah, aga eks ma siis vaatan, mis siin teha annab ja võib-olla äkki näitan selles videos, kas ma olen kuhugi jõudnud või ei ole. Ilmselt 90% tõenäosusega ei ole ja ma ei näita ka enne homset või ülehomset, kas siin on midagi korda saanud või ei ole, sest oi jeerum, selle korda tegemine võtab ilmselt päevi mul. Ja ilmselt ma pean ikkagi viljasse osa asju ära viima, mida mul siia vaja ei ole. Mingeid kaiste ja asju ja siia võimalikult palju ruumi tekitama, sest see on lihtsalt horror, mis siin toimub. Ja kahju, et mu keldriboks suurem ei ole. Muidugi võrreldes sellega, mis viljas oli, on see 3 korda suurem, vähemalt isegi rohkem. Aga noh, seal oli mul muidugi ka too suur kõrvalboks, kuhu ma sain kõik oma asjad panna, aga siin on kõik üks ja siin väga ruumi ei ole, nii et tuleb leida mingi lahendus. Ja õnneks on väljas kuur olemas, kuhu saab hästi palju asju panna. Ma viisin terve hunniku keemia asju sinna, aga nagu näha, siis see suurt ei aidanud midagi peale seda, kui ma ostsin kokku terve hunniku videoprojektoreid endale ja kokkuvõttes hävitasin ära kõik selle ruumi, mis mul siin oli kõikide nende asjadega ja seal on ka veel osa asju, mis on ülevalt toodud ikka. Nood peaks võib-olla ära viima kuhugi. Et jah, aga üks asi veel, me plaanime lähiajal jänese võtta endale. Puur on tellitud, puuri sisustus on ka tellitud. Toit ja allapanekuks on materjal tellitud, nii et põhimõtteliselt kõik on olemas, aga jänese tulemiseni on natukene aega. Ilmselt võib-olla 6 aja pärast alles saame kätte, sest nad on natukene noored veel ja natuke vara on ema juurest ära võtta. Nii et peame natukene ootama. Aga jah, ilmselt järgmise kuu keskpaigas siis ma saan teile näidata meie uut väikest pereliiget, kes on siis jänes, aga eile Facebookis enamus inimesi vist arvasid, et me saame lapse, aga sinnani on veel natukene aega, aga kõik omal ajal. Ja kindlasti me anname sellest siis ka teada, aga praegu on jah selline asi, et meil tuleb väike jänku juurde, nii et on huvitav näha, mis kassid sellest kõigest arvavad, et kuidas nemad sellesse suhtuvad, aga ma arvan, et kassidel väga mingit probleemi ei ole selles suhtes. Lisaks lähiajal ma pean hakkama oma automaatkasvuhoone projekti tegema, sellepärast, et kevad hakkab vaikselt lähemale jõudma, kuigi ausalt aknast välja vaadates, siis on nagu vist kogu aeg kevad ja või sügis või ma ei teagi, mis asi on, sest igatahes talv ei ole. Nii et loodan lähiajal hakata ka toda tegema. Praeguse seisuga on mul vaja muretseda 1000-liitrine tünn, pump, voolikud, mingid pihustid ka ja siis mingeid väikseid vidinaid, aga automaatika poole pealt kontrollerid ja taimerid ja siuksed asjad on olemas, kontaktorid ja releed ja värgid ja solenoidid, mis siis juhivad ette õigesse kohta, nii et sellist asjad on olemas, aga jah, mõned väiksed pudinad on veel vaja, mis on ilmselt kõige kallimad osad nendest, sest tünn on vähemalt kuskil 50 eurot ja pump on ise ka kuskil 50. Voolik on mingi 20 euri ringi ja oleneb siis, millised pihustid võtame, et siis tollest sõltub ka hind. Aga noh, üle 200 eurot õnneks ei lähe, nii et ei ole väga hullu. Et loodame siis see aasta natuke paremat saaki saada. See aasta panen ka arbuusid. Eelmine aasta isegi väikse arbuusi saime. Loodame, et siis see aasta saame ka suurema, sest üle-eelmine aasta me ei saanudki midagi. Nii et eelmine aasta oli juba natukene varem ja siis loodame, et see aasta on juba täitsa okei. Aga seda siis hakkame juba vaatama siis, kui on kevade poole asi liikunud ja meil hakkab reaalselt kasvuhoone ehitus pihta ja siis tuleb ka kindlasti too kasvuhoone kastmise automaatika video. Nii et jääge ka kindlasti seda ootama, sest ma arvan, et see saab päris huvitav olema ja siis inimesed saavad vaadata, kui lihtne tegelikult on
sellist automaatset süsteemi teha. Tegelikult selle jaoks pole vaja isegi mingit kontrollerit, piisab ühest täiesti väiksest taimerist, mis lihtsalt lülitab pumba õigel ajal sisse. Ja tegelikult ongi kõike rohkem ei olegi vaja. Muidugi jah, enamus taimeritega saab panna mingi 15 või 5 minutit kastmise ajaga, kui kontrolleri taimerit kasutada, siis on võimalik panna mõned sekundid kas või, et hästi lühiajaliselt või siis natuke pikemalt, aga seal saab vähemalt valida täpselt oma aja, mida sul vaja on. Et see on nagu kontrolleri eelis, aga taimeriga ja taimer on lihtsalt võib-olla natukene lihtsam ja odavam kõvasti kui mingi näiteks Siemensi logokontroller, aga kui otsida, siis logokontroller on võimalik ka mõnekümne euro eest saada täiesti ja tal on kindlasti palju rohkem funktsioone. Nii et jah, aga sellest juba siis, kui tuleb aeg, et hakkame ehitama ja värki. Aga nii kaua, ma arvan, et tänane õhtu, või mitte tänane õhtu, homne päev ja võib-olla ülehomsest päevast natukene siis läheb selle asja koristamiseni siin. Ja põhimõtteliselt ma arvan, et ongi kõik praeguseks. Tänan kõiki vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribeige. Kui teil on mingid ideid, mille kohta ma võiksin videosi teha, siis jätke need sinna kommentaariumisse alla ja kohtumiseni juba järgmisel korral. Tšau!